Petsiti Akadeemiasse. Täna räägime meie lemmikloomade tervisest, nende erinevates elutsüklites, räägime vaktsineerimisest, räägime erinevatest viirustest, räägime erinevatest haigustest, mis meie lemmikuid ohustavad ja nende teemade ühtlasi räägime ka steriliseerimisest, kastreerimisest, mis on kindlasti teema, mis paljusid lemmiklooma omanikke huvitab ja käib mingil hetkel lemmikloomavõtu juures kindlasti nende peast läbi. Ja selleks on mul siin täna meie Rannamõisa Petsiti loomakliiniku veterinaar Kerlin Järvela. Tere! 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 Kerlin, kaua sa oled olnud veterinaar? Mina olen veterinaar olnud põhimõtteliselt üle 6 aasta natukene nüüd. Ja kaua sa oled olnud Petsitis veterinaar? Põhimõtteliselt täpselt sama kaua. No suurepärane, et oled nagu omas kodus siin Petsitis. Ja näinud kõike sünnist saati, nii et ja. Kui inimesed võtavad endale lemmiklooma, et mis on millal nad peaksid üldse tulema veterinaari juurde, mida nad peaksid jälgima oma lemmiklooma tervise juures? No selles mõttes mina ütlen alati, et kõige lihtsam on nagu lähtuda sellest, et kui me võtame omale kutsika või kassipoja, siis tavaliselt, kui me räägime nagu klassikalisest juhtumist, siis on ikkagi see, et lemmikloom võetakse omale 2-kuuselt, mis tähendab seda, et üsna pea ikkagi tavaliselt esimeste nädalate jooksul on see, kus tulebki tulla veterinaari juurde, sest tal on vaja hakata tegema oma esimesi vaktsineerimisi. Ühtlasi, see tähendabki täpselt seda, et see on see esimene kokkupuude veterinaariga, seal vaadatakse see lemmikloom juba esimest korda põhimõtteliselt ninast saba otsani läbi ja niimoodi see asi hakkabki pihta. Ja siis, et kui ma toon omale kassipoja või kutsika koju, et tegelikult peaks suhteliselt kohe panema veterinaari juurde aja kirja ja tulema kontrolli temaga. Ja absoluutselt kindlasti. Aga kui vanalt üldse hakatakse lemmikuid vaktsineerima? No põhimõtteliselt ongi niimoodi, et kui me räägime nüüd üldse, me ju teame, et selles mõttes, kus need lemmikloomad tulevad üldse, need on ju väga erinevaid variante, on ju kasvatajatelt, kuskilt varjupaigast, kellegi tuttava tädi käest, et eks need variante on natukene nagu erinevaid, on ju, aga räägime siis kuskilt niisugusest keskmisest, et põhimõtteliselt on niimoodi, et juba kutsikana ehk siis enne seda 2 kuud ehk niisugune 6-nädalaselt, 8-nädalaselt on juba võimalik teha näiteks kutsikatele niisugust nii-öelda esimest väikest kutsikavaktsiini, aga kõige klassikalisem on ikkagi see, et esimene vaktsiin tuleks teha siis see 8-nädalaselt, siis 12-nädalaselt, vajadusel 16-nädalaselt ja see kõik on juba natukene individuaalne. Aga jaa, see esimene on ikkagi see, et millest umbes kinni ikkagi pidada on see, et 8-nädalaselt peaks olema see nii-öelda esimene vaktsiin. Ja mille vastu see vaktsiin kaitseb meie loomi? No kutsikatel ja kassipoegadel on vaktsiinid erinevad, eks ole. Et kutsikatel on siis niimoodi, et saavad kompleksvaktsiini, ütleme nii, et esimesel korral kompleksvaktsiini. Natukene on see, ütleme nii, et ma ei saa öelda nüüd 100% nagu ühte nii-öelda skeemi, aga üldiselt on see niimoodi, et saavad kutsikana selle kompleksvaktsiini, siis saavad samal ajal ka leptospiroosi vaktsiini, 6 aja pärast täpselt samad asjad ja siis olenevalt siis loomast natukene ja olenevalt sellest vanusest, millal temaga on tulnud esimest korda seda vaktsiini tegema, siis kas 2. või 3. korral tehakse ka marutaudi vaktsiin. Et kompleksvaktsiin on siis selline, kus on erinevad viirused, mille vastu siis selle vaktsiiniga me oma kutsikat kaitseme, on ju. Seal on koerte katkuviirus, seal on parvoviirus, seal on üks paragripi vastu kaitsev viirus sees, siis leptospiroos, nagu ma ütlesin. Nii, midagi unustasin ära. Kennelköha äkki? See ongi see paragripp tegelikult. Okei, sain targemaks. Kennelköha on tegelikult üldse suur üldnimetus. Erinevaid viirused, mis kennelköhasid põhjustavad, on tegelikult erinevaid. Aga see üks on niisugune nagu, ütleme nii, et nagu üks hästi peamisi või palju levinumaid on see paragripp, mille vastu siis seal vaktsiini sees on see nii-öelda kaitse olemas. Et tundub üks parajalt korralik doos selliseid erinevaid siis haigustekitajaid, mis tegelikult loomaorganismi siis süstitakse, et kas need haigused on siis tõesti meil ka nii levinud ja tõesti peab vaktsineerima enda lemmikut nende vastu? No kindlasti, et ma saan aru, et selles mõttes tänapäeval see vaktsiinide teema on väga ütleme nii, et iga päev räägitakse sellest, on ju, arvamusi on seinast seina, aga ikkagi mina ütlen oma nagu tööst lähtuvalt ja sellest, et mida mina näen, mida üks või teine haigus võib nagu loomale teha,
ja kuidas võib mõjuda, ehk siis võib mõjuda ka ütleme nii, et väga halvasti, niimoodi, et loom ei tulegi sellest asjast välja, siis ma lihtsalt ei näe nagu teist varianti, miks mitte seda nii lihtsalt tegelikult asja teha ja sellega kaitsta oma lemmiklooma. Ma nõustun 100%. Mõned enam esinevad haigused, et mis nende sümptomid on ja et praegu mina märkan, et sihuke koerainimeste gruppides ja gruppides, kus mina jälgin sotsiaalmeedias, mida ma jälgin, et siis kennelköha on ikka teema, mis käib tihti läbi, et jälle, et ärge käige väga kuskil parkides ja hoidke oma lemmikuid. Ja ometi tegelikult see ei ole, ütleme nii, et kõige tõsisem haigus, kuigi me ei saa öelda selles mõttes, et ikkagi vanale loomale või siis loomale, kellel on immuunsusega probleeme või siis ka väga noorele loomale võib see väga-väga halvasti nii-öelda mõjuda ja võib nagu väga-väga raskelt kulgeda. Aga reaalsuses veel lisaks nagu see on lihtsalt hästi levinud ja see levib hästi kergelt koeralt koerale, selles on see ka probleem ja miks seda nii palju teatakse, aga reaalsus ikkagi tegelikult ju on näiteks leptospiroos, mis on niimoodi, et ütleme nii, et me ikkagi näeme seda olenevalt aasta ajast, sest tema ikkagi levib siuksel, ütleme nii, et see tatise ilmaga. Sügisel, kui on siukene, vahepeal on natuke külmem, vahepeal natuke soojem, on ju. Kuidagi väga ideaalne kirjeldus Eesti ilma kohta, et siuke niiskem ja sügis ja kevad. Täpselt. Ja see on tegelikult selline haigus, mida hiiretrottid levitavad. See on hiirterottide nii-öelda uriini sees, on ju. Ja seda on igal pool. See ei loe, et me elame linnas, et siin on ka hiiretrotid. Ja see on tõesti selline asi, et seda on nii kerge üles korjata. Aga kuidas üks lemmik kas piisab ainult sellest, et ta nuusutab selle hiirekese trajektoori, kus ta kõndinud on või on vaja kokkupuudet selle loomaga? Ei, loomaga ei olegi kokkupuudet vaja, et see on jah õige nagu asi, mille pärast meie alati ütleme ka, et ei tohi lasta neil juua veelompidest või seisvatest veekogudest, see on ka koht, kuhu see uriin nagu nii-öelda kokku valgub, seda looma ei pea olema seal üldse näha. Ja loomulikult ka, kui juba näiteks teine koer on selle nakkuse saanud ja siis tema nii-öelda uriin on kuskil, et loomulikult sealt saab ka nagu leida juba ja üles korjata selle. Aga kui sa räägid nendest, et millised on need sümptomid, siis tegelikult ega väga paljudel haigustel on ikkagi nagu üsna samasugused sümptomid, sest ega nad hakkavad pihta ühtepidi. See koer või kass, ükskõik koer, kass, ta tunneb ennast halvasti selles mõttes, et kas tal on tekkinud mingi seedehäire, kas ta enam ei söö, kas ta ei joo. Ega tegelikult need asjad hakkavad nagu ikkagi üsna ühtemoodi pihta. Lihtsalt sellepärast, et siin sees juba on ühe, teise või kolmanda organiga on midagi juba nii pahasti, aga see, kuidas ta väljendub, see on ikkagi nagu üsna samasugune. Ja siis hakkate ükshaaval elimineerima, mis haigus see siis on. Ja mis ma ütlen ka, et hästi tihti nagu öeldakse, et aga kuidas ma saan nüüd aru, et kas mul sellel loomal on see leptospiroos või kas tal on see parvoviirus või mis iganes, siis tegelikult see ei olegi oluline, ka teie ei pea kodus ju seda, omanik ei pea kodus panema seda diagnoosi, et omanik peab lihtsalt nagu mõistma ja aru saama, omanik tunneb oma koera, tema saabki aru, et see ei ole enam minu loom, tal on midagi valesti, kui sa ikka saad aru, et tal on kuskil valu või ta on ikkagi loid, ta ei suuda liikuda, siis sa niikuinii tuled juba arsti juurde, ega ei olegi enam ju selles mõttes sinu saad aru, et elurõõm on kadunud, et loom annab mõista, et tal on miskit halvasti. See ei tähenda, et see ei tähenda, et sa pead, ma ei saa kliinikusse helistada, et äkki ma ei oska öelda, mis tal viga on. Loomulikult ei peagi oskama, et see ongi see, et piisab sellest, kui teie saad, omanik saabki aru, et selles mõttes midagi on valesti. Aga nendest viirushaigustest veel rääkida, et kas neist on osad ka siis fataalsed või et sul ei olegi, et kui su koer või kass saab selle haiguse, et ta ei tulegi sellest suure tõenäosusega välja. No absoluutselt, aga selles mõttes see on ka mõnes osade asjadega on ka see hästi individuaalne, eks ole. Mõningatele haigustele on nii-öelda väiksed, noored loomad on ju, on nii-öelda põevad raskemalt, sellepärast, et lihtsalt see immuunsus ei ole välja arenenud, on ju, või siis ka vanad ja juba näiteks mingisuguste krooniliste haigustega loomad, et loomulikult see on täpselt nagu inimestel tegelikult, et see on väga individuaalne ja nendel samamoodi võib see asi minna väga halvasti. Loomulikult me ei räägi siin näiteks a la marutaudist, õnneks seda Eestis ei ole, on ju, mis on tänu vaktsineerimisele, aga marutaudist nagu on ainult üks viis, kuidas see lõpeb, et selles mõttes, aga nende teiste puhul ikkagi heal juhul ja hea kiire tegutsemise puhul ja hea kiire reageerimise puhul on ikkagi nagu enamasti on võimalust, kuigi eks see on hästi ikkagi väga individuaalne. Marutaud, mis on väga-väga õudne haigus ja see lõpeb ju alati vist loomasurmaga. Õnneks ma ei ole ühtegi näinud ja loodan, et kunagi elus ei näe, aga jah, selles mõttes seal ei ole nagu selles mõttes ikkagi muud varianti, et aga ma ütlen, see on täpselt see, et tegelikult ju
mõnikümmend aastat tagasi on see alles ju nagu olemas olnud, et tänu vaktsineerimisele me oleme reaalselt saanud niimoodi, et seda ei esine, et aga see on ka see, miks me peame jätkuvalt, et tihti öeldaksegi, mina näen ka oma töös, kus me öeldakse, aga miks ma teen seda vaktsiini, et meil ei ole seda, aga tänu sellele meil ei olegi, et natukene peame mõtlema ka nagu laiemalt, et me peame panustama ka kogu ühiskonda, sest see ei ole asi, mis ainult nagu loomi ju tegelikkuses ohustab, vaid nagu tegelikult on ju maailmas on nagu iga päev inimesi, kes sureb marutaudi nagu maailmas. Selles mõttes see on oht ikkagi. Piirid on avatud, liigutakse ringi enda lemmikloomadega teistes riikides, käiakse näitustel välismaal, tuuakse kutsikaid, kassipoegi reaalselt välismaalt, et nagu kunagi ei ole see, et ei, see ei ole võimalik, et see viirus või see haigus meieni ei jõuaks, on ju. Ja sest nagu sealt idapiiri tagant selles mõttes seal on olemas see ja see on lähedal, me ei saa nagu mõelda, et see on kuskil kaugemal, kuskil mujal, et see on ikkagi tegelikkuses on see lähedal. Et sellepärast on see vaktsineerimine ikkagi nagu ülioluline. Ja see on ka see, mille pärast see on põhimõtteliselt üks ja ainus vaktsiin on ju, mis on nii kassidele kui koertele ka kohustuslik. Nii et see tegelikult ka seadus ütleb, et seda tuleb üle nii-öelda iga 2 aasta tagant oma kassile või koerale teha, olenemata siis sellest, kas ta näiteks kasside puhul, kas ta on siis meil tubane või õues käiv kass. Et isegi kui su lemmikloom on tubane, siis peaks teda vaktsineerima. No tegelikult ikkagi nii on. Jah, et reegel kehtib kõigile, et kui peab tegema marutoodi vaktsiini, siis peab. Et pole vahet, kas ta lemmik on tubane või mitte. Aga nüüd lisaks nendele viirushaigustele on meil kõiksugu siukseid väga palju mikroorganisme on nii meie peal, meie ümber, osad on neist neutraalsed, osad teevad meile head hoopis, nagu siis probiootikumid näiteks on ju, aga osad on ka halvad. Ja kas, et räägime siis kõikidest sellistest parasiitidest ja tegelastest, kes ei ole meile oodatud, aga vahel ikkagi tulevad lemmikutele külla. No selles mõttes ega ongi täpselt sama jutt, et ega need on igal pool, on ju. Palju või nii-öelda, ütleme tihti, oleneb täpselt samamoodi looma oma sellest organismist, tema immuunvastusest on parasiite, kes tegelikult võivad olla näiteks seal looma peal ja nad ei pruugi mitte mingisugust nagu muret valmistada, aga kui millegi tõttu see immuunsus nii-öelda on madalam või siis loom jääb haigeks või siis väga noortel loomadel võivad just nagu tekitada probleeme, on ju. Aga tavaliselt jah, millest me siis räägime, on ju välisparasiidid, siseparasiidid, et need nagu saaks eristada. Et välisparasiidid on siis kõik need, kes on karvastikus või seal naha peal, isegi natukene seal naha sees võivad olla. Ja mis nende peamine, mis mina ütleks, et on selline üks asi, mis on ühine nendel on see, et nad tekitavad selle loomale väga palju ebamugavust, sügelust, naha või suurematel või nii-öelda raskematel juhtudel naha põletikku, aga see sügelus on nagu põhiline, mida me nagu lemmiklooma puhul näeme, mida nad tekitavad. Et kas isegi siseparasiidid tekitavad seda, et ta tahab ennast rohkem kratsida või? Selles mõttes jah, et välisparasiitide puhul on nagu reaalselt see, et see nahk nii-öelda sügeleb, on ju, et siis ta näete, kuidas ta kratsib, on ju. Siseparasiitide puhul on see, et seda on palju raskem nii-öelda täheldada. Aga me ei pruugi absoluutselt aru saada, aga on nagu paar asja, mida nagu nii-öelda tasub tähele panna, et nad võivad hakata oma niisuguse kõhupiirkonna ja sinna sabaaluse piirkonna peale nagu rohkem nii-öelda tähelepanu pöörama. Näete, et midagi häirib seal, tahavad siit lakkuda või kogu aeg on vaja puhastada sealt, et midagi häirib, see võib olla lihtsalt üks asi, mis nii-öelda viitab sellele. Et tasub mõelda selle kriitilise pilguga, vaadata oma lemmikut, et kui see enda hooldamine või kruumimine läheb siukseks liialt entusiastlikuks või väga pidevaks tegevuseks, et siis see vist pigem ei ole see, et mu lemmik arvab, tahab olla väga puhas, vaid võibki olla mingi probleem tal. Sest jällegi ma ütlen, et omanik tegelikult ju saab aru, et see pole tavapärane, et siis nagu hakkame mõtlema, et mis see siis võiks olla. Aga siseparasiitide jaoks on meil vist üks väga hea abimees, mis on ussirohi. Ja enne, just ma mõtlesin ennem seda veel ka, et kui hästi tihti mulle öeldakse ka, et aga miks ma pean seda ussirohtu andma, et nagu ma ju iga päev koristan selle koera või kassi kakat, et seal ei ole ju usse. Mina ütlen alati, et nagu need ussid ei tahagi sealt välja tulla. Miks nad tahavad sealt välja tulla? Tema elab seal soolestiku sees, temal pole ühtegi huvi välja tulla, seal väljas ei oota teda midagi. Siin sees on kõik, mida tema nagu tahab, on ju. Ta ei taha sealt välja tulla, aga see ongi see, miks me peame seda ussirohtu andma, siis ongi see, et see ussirohi nii-öelda mõjub, on ju, nad lähevad nii-öelda uimaseks, hakkavad surema ja siis nad tulevad sealt väljaheitega välja. Ja siis me näeme, et vot mu loomal tegelikult on ikkagi parasiidid, mis siis tähendab, et me peame hakkama seda ussirohtu andma veel, sest ega see üks kord ussirohtu ei võta neid parasiite ära.
aga et siis, kui nad on seal organismis nõrgestatud, ussirohi on võetud, nad on nõrgestatud, nad tulevad välja, et siis ma näen neid oma siis silmaga. te näete, jah. Sest ongi tavaliselt 2 juhul näete, ongi niimoodi, et annate ussirohu ära, siis nad tulevad välja, onju. Või siis teisel juhul, mis nagu ei ole kindlasti väga meeldiv, on see, et kui neid parasiite on seal nagu nii palju, et nad enam ei mahu ära ja siis hakkavad välja tulema. Nii et kui te pole ussirohtu andnud ja te näete, et loomal on ussid, peab kähku seda ussirohtu andma. Ossa vana, see on päris õõvastav mõte, et ussid hakkavad ise välja tulema. Sest nad lihtsalt ei mahu enam ära. Kas sa oled selliseid lemmikloomi näinud? Olen näinud selliseid, olen. Ja nagu nii-öelda jällegi ma ütleks võib-olla nagu omanikule päris hea nii-öelda näide on võib-olla see, et tihti on ka ju see, et mu kass ei käi ju õues, ta on täiesti tubane. Miks ma annan talle ussirohtu, rääkimata nendest vaktsiinidest, aga miks ma talle sellest ussirohust annan? Ma olen näinud ka 100% tubaseid kasse, kellel on need parasiidid. Kust nad siis saavad, need parasiidid? No aga tegelikult see on väga lihtne, selles mõttes, et meie käime ikkagi õues, on ju. Ma ei tea, minu kassid on küll nagu eluaeg olnud sellist, et kui ma tulen koju, siis ma pean oma jalanud esikusse ja siis neil on vaja tulla sinna nühkima, on ju. Kõik üle nuusutada, võib-olla mingi limps veel teha sinna peale. Täpselt, ja ongi olemas. Ja tegelikkuses teine variant on veel see, et kui meil on näiteks koer kodus, siis on veel lihtsam, on ju, koer käib niikuinii õues ja toas, aga kui ei ole ka nagu teist looma kodus, siis tegelikkuses olenevalt, kus me elame, aga ikkagi õuest tuppa näiteks kirbul on väga lihtne sattuda, on ju, aga kirp on mõningate siseparasiitide nii-öelda sihuke vaheperemees. Ehk siis see kirp vaatab, siin on üks kass. Ma tahan sinna kassi peale minna, sest kirp eelistab, on ju. Kirp ei eelista meid, tema eelistab seda koera või kassi, on ju, või looma, sest nendel on see kehatemperatuur on nagu kõrgem ja tema otsib seda looma. Aga tema tegelikult ongi siis see, et siis ta hüppab seal looma peal ringi, on ju, hakkab seal paljuneb, muneb, siis see kass meil või koer seal näkitseb, sööb selle kirbu ära, saabki omale need siseparasiidid. Uskumatu, kuidas siis üks parasiit toob teise parasiidi veel kaasa nagu jah. Ja ussirohtu peab siis andma iga 3 kuu tagant? Ja enamasti täiskasvanud loomal on ju iga 3 kuu tagant. Erand on see, et kui meil on kutsikas või kassipoeg, siis nemad peavad saama iga kuu kuni poole aastaks saamiseni, aga muidu jah, kord kvartalis ütleme niimoodi ja alati läbi elu, kas seal kutsikana või täiskasvanuna. Jälle seesama, kui annate ühe korra selle ussirohu ära, on ju, ja te näete, et sealt ikkagi tulevad ussid välja, siis tuleb seda ussirohtu 10 päeva pärast korrata, sest ükski see ühekordne ussirohi ei võta ära neid mune, kes seal juba sees on, et sellepärast tulebki teha seda kordust. Ja kui me ka teist korda näeme, et seal ikka tuleb neid usse välja, siis võib-olla on vaja veel 3. korda anda, eks ole. Et nii, natuke peab jälgima ja päris rõve teema tegelikult, et meil lemmikud on just, aga meie lemmikud on meile ju nii lähedased, et ma arvan, et see ei ole väga midagi hämmastavat, kui mõnes peres magab koer voodis samade voodipesude vahel, mille sise magad on ju, koerad, kassid käivad meie diivanitel, mõnel juhul võib-olla kass käib söögilaua pealgi ise ringi, on ju, et sedasi need parasiidid võivad ka levida inimesele. Ja, aga nii ongi, muidugi. Ja selles mõttes ongi, et ja siis küsitakse ka, et kas me saame ka siis ussirohtu, et siis ikkagi sellel puhul, kui ikkagi kahtlustate ka endal, siis tuleb pöörduda perearsti poole. Et ei tasu seda sama tabletti hammustada, mida koerale annad. Täpselt. Nii nagu me ei tohi anda seda tabletti kassile ja koerale sama, eks ole. Nendel on erinevad, et kindlasti ei tohi anda niimoodi, et erinevate liikide vahel, nii ei tohi ka meie võtta ainult nende omasid. Aga on ju ussirohi on apteekidest kättesaadav ja samamoodi loomakliinikus saab seda osta ja et väga lihtne. Ja selle taha ei tohiks küll nagu jääda, sest tavaliselt juba, ma ei tea, kaua see on olnud, aga ikkagi võib-olla paar aastat või ikkagi selles mõttes on see nii nagu uus asi, et vähemalt on nüüd ka humaanapteekides, mis siis ongi see, et ikkagi see on üsna kõigile kättesaadav, et selle taha ei tohiks tõesti jääda, et nüüd ei saa kätte seda. Ja seda ma olen näinud erinevatest videotest, kusjuures endal ei ole olnud sellist koera ja praegused koerad söövad mul ussirohtu nii, et ma ütlen neile triki, teevad triki, võtavad ussirohu, söövad ära. Et mul seda probleemi pole olnud, et ussiroht oleks nagu söömata jäänud, aga mul on näinud videoid, kus vähemalt koerad teevad igasuguseid imetrikke, et jumala eest seda ussirohtu mitte ära süüa, et küll pasteet süüakse sealt ümbert ära, küll üritatakse toidu sisse peita, ainuke asi, mis sinna kaussi jääb, ongi see rohutükk, et mida sellises situatsioonis teha?
no ega tegelikult eks mul on kerge öelda, sest ma tean, et kodus nagu oma loomale selle ussirohu andmine on nagu märksa raskem kui kliinikus, eks ole, sest lihtsalt juba loomad on teistsugused tihti kliinikus ja lasevad võib-olla palju rohkem nii-öelda teha, sest mina võin siin ka põhimõtteliselt igale loomale anda, aga kodus oma kassiga on raskusi. Nii et see on selline, et kodus on raske, ma mõistan, aga ikkagi peab kõige, selles mõttes siis on ikkagi kõige nii-öelda lollikindlam see, et tuleb ikka konkreetselt see suu lahti teha, see tablett sinna üsna sügavale ikkagi niimoodi konkreetse liigutusega panna, kohe see suu kinni panna, hoida natuke pead üleval, võib-olla mudida siit veidike ja kui te näete seda neelamisrefleksi, siis see läheb alla. Et see on ikkagi kõige nagu nii-öelda lollikindlam. Et kõik see, et purustada kuhugi sisse ja siis ta jätab võib-olla midagi alles ja midagi ei jäta alles, midagi võib-olla sõi ära. See on hästi libe tee, sellepärast et tegelikult ussirohul on väga kriitiline see asi, et ta ei tohi tegelikult saada nagu ei tohi vähem saada, kui tema kaalule nii-öelda mõeldud on. Et doos peab olema täpne. Jaa, täpselt see ei tööta ja siis see lihtsalt nagu ussid harjuvad põhimõtteliselt sellega, aga mingit kasu väga palju ei olevat. Oh jumal, nagu muutuvad veel vastupidavamaks sellele ussirohule, et harjuvad ussirohuga. Iga 3 kuu tagant harjutad oma lemmikut. Anname kogu aeg liiga vähe, et sellel ei ole mõtet, et see ei tööta ja see ei täida nagu kuidagi eesmärki. Et kindlasti alati sellepärast ka, kui lähete ja ostate seda ussirohtu, siis peab teadma oma looma kaalu ja siis vastavalt sellele seda ostma. Aga räägime nendest väliparasiitidest. No meile kõigile Eestis teada-tuntud on üks pahalane, suur pahalane on puuk. Et kuidas oma lemmikut puukidest kaitsta ja puugid ju levitavad ka erinevaid haiguseid. Et mis need on ja kuidas enda lemmikut nende eest kaitsta? No selles mõttes ongi niimoodi, Eestis ikkagi ütleme, et puugi vastu tuleb kaitsta oma lemmiklooma siis, kui need puugid aktiivseks jälle hakkavad. Enamasti siis kevade poole, kui juba on nagu üsna püsivalt need plusskraadid, eks ole, et külmakraadidel nad väga ei taha levida, kuigi nagu aeg-ajalt levib ka infot, et isegi külma ilmaga on leitud neid, aga ikkagi üldiselt on niimoodi, et siis, kui nemad ikkagi jälle aktiveeruvad, et siis tasuks seda kaitset teha. Ja selle kaitsega on ka niimoodi, et neid variante on ju nüüd juba tänapäeval väga palju erinevaid. Et kindlasti tuleb nagu leida, mis on teile ja loomale nagu sobiv. Ehk siis see kasutuse mõttes sobiv, et ütleme nii, et iga inimene võib-olla teab ära, et ma ei mäleta iga kuu panna seda ampulli talle sinna selja peale selle rohuga, sest lihtsalt mul läheb meelest ära. Ja tegelikult see on ju hästi nagu kriitiline, et juba paar nädalat ja siis sellest ju piisab, selles mõttes, et siis juba need puugid võivad tulla ja juba teevad tegelikult selle kahju ära, on ju. Mõnele just need näiteks sobivad, et selles tuleb nagu leida mingisugune sihuke sobiv asi. Pluss oluline on siis see, et sellele loomale see sobiks, on ju. Ikka on niimoodi, et mõni on tundlikum, hakkab näiteks selle vedeliku peale, mis ampulliga pannakse niimoodi turjanahale, hakkab sügelema näiteks või näete, et tekitab mingit ärritust, ikka on selliseid asju nagu võimalik. Aga jah, üldiselt need variandid on sellised, et on need turjatilgad, siis on sööda, nii-öelda närimistabletid ja siis on kaelarihmad. Ehk siis ma ütlen, kõige mõistlikum on see, et kui te oma lemmikloomaga lähete arsti juurde, konsulteerite näiteks, kui teil on oma lemmiklooma loomaarst, on ju, et kõige parem, et saate rääkida, milline on looma eluviis, sest näiteks kui me teame, et meil on selline koer, kes suvel vett näeb, kohe on seal vees, eks ole, siis sellest ampullist ei ole, öeldakse küll, et see ampull nagu toimib kuu aega, eks ole, aga tegelikult siis kui ta käib ikka kogu aeg seal vees, on ju, siis ta tegelikult jah, ei ole nagu nii palju kasu. Pluss tegelikkuses on veel niimoodi, et osad need ravimid, mis me paneme sinna selja peale selle kirpude puukide vastu, on tegelikult ka veeorganismidele ohtlikud. Ehk siis ei tohiks ka ta tegelikult siis nii-öelda ujuma minna. Oleks nagu jällegi vastutustundlik käitumine, eks ole. Ehk siis jah, hästi palju peab mõtlema läbi selle, et milline see looma eluviis on, kuidas teile endale sobib. Et lihtne ongi ju anda näiteks see tablett, osad tabletid on 6-ajase toimega, osad 3-kuuse toimega. Mina ütleks, et minu nii-öelda lemmik on see kaelarihm, mis ongi niimoodi, et paned hooaja alguses kaela ja põhimõtteliselt hooaja lõpus 7-8 kuu pärast võtad ära ja ei olegi nagu mingit, sa ei võta seda ära ujumiseks, sa ei võta seda ära magamiseks, see kogu aeg seal kaelas ja polegi probleemi. Et isegi vette võib sellega minna. Ja pärast on mõju endine. Ja ta lihtsalt kuivab ära ja ongi niimoodi. Jah, tõesti mugav lahendus. Aga mis nüüd teha, kui see puuk on ikkagi kuidagi sinna karva vahele ennast saanud, on kinni haaranud ja nüüd imebki sinu lemmiklooma verd. Et ise kodustes tingimustes eemaldamine on ju selline, et sul peab olema ikka selleks mingi
ma olen näinud neid selliseid pulgakesi, millega sa saad Ja. puugi ära võtta. Ja Et need on ka tegelikult täitsa on poodides saadaval ja meil. need on tegelikult päris head, aga alati on nagu see oht, et kardetakse ikkagi seda väga tihti teha. Et selles mõttes, kui sa ikkagi päriselt tunned, et ma ei julge, ma ei ole kindel, siis ja see ei ole nagu suur vaev, siis sa võid minna ka sinna kliinikusse ja see võetakse ära, et noh, siis kui endal võib-olla kindlam tunne, aga tegelikkuses noh, ikkagi ma ütlen, et julgustan selles mõttes, et ta ei ole raske, et kui on olemas need spetsiaalsed nii-öelda tangid ka, need on niisuguse 2 haruga, sa pead sügavalt selle puugi sinna nende harude vahele, põhimõtteliselt ühe liigutusega saab selle niimoodi välja, jah. Aga noh, eks seda on niimoodi raske on ju õpetada, et selles mõttes, et igal juhul, kui sa kardad, et sest ikkagi me ei taha, et see pea sinna sisse jääks, sest siis ikkagi noh, selles mõttes ta eritab ikkagi mürki, eks ole, ja ta ikkagi tekitab probleeme edasi ja me ikka oleme mures, on ju, et. Aga kui sa selle puugi nüüd ära võtad, kui veterinaari juurde tuled, kas sinna pannakse mingit salvi ka peale või peaks seda kuidagi hooldama? Ei pea? Ei, otseselt mitte, selles mõttes, et kui me võtame selle puugi ära ja noh, midagi ei ole selles mõttes, desinfitseerida ikkagi loomulikult nagu võib, aga ei ole nüüd nii, et peate 10 päeva sinna mingit ravimit panema, sellist asja ei ole. Lihtsalt jälgida, sest ikkagi noh, mõningatel juhtudel, kui ta on ju seal hästi sügavale juba nii-öelda pugenud ja ikkagi on vaja see võtta niimoodi ära, et seal ju jääb väike veretäpp alles ja nii edasi, et loomulikult seda kohta tuleb ikkagi jälgida, et see ei läheks põletikku ja noh, et seal ei tekiks nagu mingit sellist muret, jälgida ikka nagu tuleks, aga ei ole nii, et nüüd kindlasti tuleb mingit ravimit sinna peale panna. Desinfitseerida on okei. Aga nende, kui puuk, võtad selle puugi ära ja nüüd sa tead, et vot mul oli maikuus intsident, et koeral oli puuk. Et mis see aeg võib olla, et me teame, et inimestel on näiteks puukborrelioos ja puukentsefaliit haigused võivad ju kuid hiljem isegi aktiviseeruda nagu, et kas, kuidas koertel on, mis puukhaigused üldse koertel, kassidel on ja kas, millal nad võivad üldsegi siis hakata esimesi siis neid siukseid märke endast näitama, et nüüd ma olen kohal? No selles mõttes jällegi põhimõtteliselt ma alustaks jälle sellega, et ega kuidas tullakse kuidas, kui me teame nüüd tagantjärgi on hea mõelda, on ju, et kui näiteks ühel või teisel ja kolmandal loomal on olnud see näiteks puukborrelioos, mida me näeme, mina ütleks kõige nagu tihemini, siis ikkagi on see, et ega kuidas omanik tuli, ikkagi oli kaebus see, et ei söö, ei joo, on loid, eks ole, aga tegelikult jah, enamasti see võtab, noh, ega me ei tea ju täpselt tavaliselt tegelikult, millal see puuk on olnud, on ju, ja millal see konkreetne haigus on sinna kehasse tulnud, ega me tegelikult ei tea kunagi, aga ikkagi, kuna me ikkagi oleme ka ju leidnud neid haiguseid nii-öelda talve ajal, siis noh, tegelikkuses peame ikkagi arvestama sellega, et see võib olla seal juba paar kuud nii-öelda küpsenud. Nii et ega seal ei ole ühte nagu niisugust konkreetset vastust, et me tegelikult me ei tea tavaliselt mitte kunagi nagu millal see puuk on olnud sellel loomal peal. Et ikkagi mina ütleks, et ei olegi jälle omanikul vaja teada selles mõttes, et kas sellel loomal on nüüd borrelioos või ei ole borrelioosi, vaid ikkagi näed, et sellel loomal on paha olla, siis tuleb tulla kliinikusse ja küll siis juba selle küsime ju, mis on olnud, kus on olnud ja siis hakkame mõtlema. Ei tasu ise olla see doktor Google ja üritada veterinaariametit üle võtta. No, jah, ei pea. Siis tulla kohale ja küll professionaalid teevad selgeks selle, mis tegelikult mureks. Sest juba jah, niikuinii ju selliste juhtudel võtame ju niikuinii vereanalüüsid, juba sealt hakkame oletama, mis seal võib olla ja niimoodi nende diagnooside juurde nagu jõutakse. Nii et no igal juhul ma ütlen, et see on täpselt niisugune asi, et nagu kergem on ennetada, odavam on ennetada, igatepidi nagu närvide mõistes ka palju parem on ennetada seda, et pigem nagu kasutage mingisugust sobivat seda vahendit ja siis ongi see, et loodame, et me ei pea sellega lihtsalt kokku puutuma. No kuule, liigume siit siis edasi selle kõige olulisema teema juurde, et kuidas ma saan olla võimalikult hooliv ja hea peremees enda lemmikutele ja mida ma nende tervise juures peaksin jälgima nii kutsikaeas, täiskasvanueas kui ka siis seeniorikka jõudes. Nii, kui meil sellest nüüd 3 või 4 tundi. Ei, päris 4 tundi ei saa rääkida, katsume sedasi 15 minutiga hakkama saada. Et noh, kui sul on, minul on alati koera näited, et kui kutsikas tuleb majja, kas talle peaks andma, ma ei tea, glükosamiini rohkemat toitu, et tal uudliigesed kasvaksid, et tõesti, sul on suure tõu esindaja, Bernhardiini kutsikas tuli näiteks. Okei, siis nagu üldiselt, ma saan aru küll. Mina ütleks niimoodi, et kui olenemata siis, kas meil on see kutsikas, kas meil on juba täiskasvanud loom, kas meil on seeniorloom, siis see toit lihtsalt üldiselt, see toit peab olema kvaliteetne, see peab olema selle looma vanusele
nii-öelda suurusele, kõige aktiivsusele, noh, üldse eluviisile, see peab olema sellele vastav. Väga ohtlik on ka see, kui me hakkame nagu juurde andma mingeid asju, sest me ei tea tegelikult seda, noh, liiga palju on ka liiga palju, on ju, ja see võib omakorda tuua nagu neid probleeme nii-öelda noh, ülesse või tekitada probleeme. Ehk siis ikkagi mina ütleks, et selles mõttes, kui on näiteks suure koera kutsikas, siis peab olema konkreetselt nagu kvaliteetne toit, mis on mõeldud suure koera kutsikale ja seal tegelikult peavad juba need asjad olema tasakaalus sees. Ise nagu nii-öelda, noh, ütleme suvaliselt nii-öelda juurde anda on hästi ohtlik. Kui nagu tekib mingisugune kahtlus, seal peab ikkagi olema mingisugune põhjendus, kui sul on ikkagi kahtlus, äkki ta ei saa sealt midagi nagu nii-öelda kätte, siis ikkagi mina soovitaks seda, et mitte hakata seda oma peaga tegema, et siis tasub ikkagi konsulteerida loomaarstiga, et kas seal ka päriselt on see nii-öelda vajadus olemas. Sest enamasti, kui me ikkagi tõesti päriselt anname kvaliteetset toitu, mis on noh, mõeldudki konkreetsele loomale, selles mõttes tema vanusele, suurusele ja nii edasi, siis tegelikult need toidud ikkagi, väga kvaliteetsed toidud, peavad ikkagi olema juba nagu nii palju tasakaalus, et need pakuvad kõike, mis sellel organismil vaja on, eks ole. Ja no meil on siin ju väga lai valik Petsitis erinevaid toite, kvaliteetseid toite lemmikloomadele ja lisaks on ka ju erinevad ravitoidud, et mida saabki meil kliiniku poole pealt osta, et kui selgubki, et su lemmikul on mingi, ma ei tea, maksaneeru näitajad pole head, siis sellel on ka vastavad toidud, eks ole. Jah, absoluutselt, sest see ravitoit ongi, tuleb, noh, sellesse tulebki suhtuda nii, et see ei ole nagu toit, vaid see on ikkagi ravi, ehk see on tegelikult ka nagu, see on ikkagi ka nagu ravim nii-öelda, et lihtsalt see ravitoit. Et võib-olla isegi ajutiselt andma nii kaua, kui koer-kass saab terveks ja siis seejärel saab liikuda juba mõne teise brändi peale või toidu peale. See ongi üsna tavapärane, lihtsalt on osad sellised kroonilised probleemid, mille puhul siis võib-olla ongi see ravitoit eluks ajaks nii-öelda näidustatud ja vajalik. Aga üks küsimus, mis on mul endale kunagi raske olnud, siis kui mul veel mu eelmine koer elas ja ta jõudis seeniorikka, et mis hetkel sa peaksid minema üle enda koera kassipidajana, et millal see seenioriga iga tuleb. Sellest on jube raske aru saada, sest et nad on ju rõõmsad, nad on seenioreas samamoodi, päris aktiivsed, tahavad ikka mängida, tahavad ikka avastada, nuuskida. No ega selles mõttes, see on täpselt nagu inimestega. Mõni inimene jääb 50-selt vanaks, mõni nagu ei ole 80-selt ka veel vana, eks ole. See on ikkagi hästi nagu oleneb, aga üldiselt ikkagi tuleb nagu, ütleme, et üldises plaanis tuleb arvestada sellega, mõtleme, koertel on nagu rohkem seda nii-öelda nendel on natuke erinev, sellepärast, et väike koer saab nagu hiljem seenioriks, on ju. Võrdluseks siis nagu väga suur koer saab palju-palju varem seenioriks, eks ole. Et tegelikult nagu tõesti, kui me räägime mingist kõige suurematest dogidest ja nii edasi, võimselt juba mingisugune 6-aastaselt me võime rääkida, et ta on nii-öelda seenior, on ju. Aga samas, kui me räägime nagu tõesti nagu pisikesest koerast, siis me räägime seal 10 aasta ringi näiteks. Et see natukene on siuke kõigub on ju. Ja. Aga natuke on jälle see, et tuleb nagu seda oma loomaga silmas pidada, et tegelikkuses ma saan aru, et seda on raske võib-olla kohe nagu mõista, sest meie näeme seda looma iga päev, on ju, aga tegelikkuses ikkagi seal juba nagu aktiivsuses on muutuseid, te näete nagu ta üldises olekus natukene muutused, ega ta ei ole enam nii, seda jõudlust ei ole võib-olla nii palju, ta enam ja võib-olla ei suuda 10 kilomeetrit kõndida, on ju. Või pärast aktiivset pingutust on kohe eriti läbi, et näed, et võib-olla koormus on liiga suur. Täpselt. Et siis tuleb sellega lihtsalt nagu arvestada. Et ikka, et neil oleks väärikas seenioriga, siis peab terve elu andma kvaliteetset toitu, liikuma nendega, andma neile mõttetööd, et oleks äge mitmekülgne elu neil. Ja sest see on ka kindlasti üks asi, nagu sa ütled ka väga hästi, on see mõttetöö. Ütleme nii, et nagu mina ütleks, et üsna nagu alahinnatakse nagu seda, et ka vanematel loomadel tekib nagu ajus muutuseid ja täpselt nii nagu inimestel, et nendel ka juba samamoodi tegelikult, ütleme nii, et kui on niisugune loom, kes on muidu teinud trikke ja nii edasi, siis tema ka juba mõtleb kauem, kui omanik nagu väga hästi tunneb oma looma, et siis ta ikkagi saab aru, et nagu vahepeal ta oleks nagu segaduses, vahepeal ta jääb nagu mõtisklema, et tegelikult muutuvad ka nendel ajus kõiksugused asjad, et selles mõttes ka aju nagu vananeb, ehk siis pole nagu inimestest midagi nii erinevad, on ju? Ei ole muidugi. Et nagu kui mõelda selle inimelutsükli peale ka, et samamoodi loomadel on ka näiteks dementsust. Ja täpselt. Ja selle jaoks on ka, kui ongi ikkagi, ütlen jälle nii palju asju nagu see, et konsulteeri oma loomaarstiga, aga ikkagi, kui on nagu selliseid kahtluseid või teile ikkagi tundub, et seal on nagu midagi sellist, siis tegelikult ongi olemas ka sellised nii-öelda vitamiinid toidulisandist, mis seda ajutegevust ka nii-öelda ergutavad ja toetavad. Et tegelikult vanadel loomadel on see täiesti omal kohal, niisugune asi, mida kasutada.
ja ma siin tahan julgustada meie vaatajaid, et tegelikult kõik need siuksed mõttemängud, mida sa saadki ise kodus teha, et ärge unustage oma vanakesi ära, kui ta ei jõua sul enam 10 kilomeetrit kaasas joosta, teedele rohkem tegelikult mõttemänge, et see hoiab neid reipana, hoiab nende mõtete, noh, annab talle tegelikult uue laheda põneva ülesande ja ta peab selle ära lahendama ja see pakub talle eduelamust. Ja, ei ongi nii. Et see on nagu kahju, kui mõeldakse, et noh, enam ei jõua kaasas joosta, et mis ma siis lasta temaga nüüd teeb, las ta magab ainult, aga midagi muud peab ka tegema ikka, et oleks rõõmus. Aga siin me jõuame väga olulise teema juurde, et lemmikloomade tervisekontroll. Mis asi see on ja kui tihti seda võiks teha? No jällegi üldiselt mina leian, et kõige parem ongi see, et niikuinii te peate käima oma loomaga kord aastas vaktsineerimas ja siis tegelikult tulebki loomaarsti nii-öelda kohustus on ka tegelikult ju see, et selle käigus ka see loom vaadata nina otsast saba otsani üle, on ju, hambad, silmad, kõrvad, süda, kopsud, kõht, karvastik, jalad ja nii edasi ja nii edasi. Sa pead tegelikult ka, noh, see on tegelikult see kõige siuksem nii-öelda lihtsam koht, kus ju sellele loomale see ülevaatus teha ja ka omaniku poolt kõige nagu lihtsam viis, et nagu nii ma pean minema sinna vaktsineerima, on ju, ja siis ühtlasi saab ka nii-öelda selle ära katta. Mis siis tähendab ka seda, et kui te lähete nagu vaktsineerima ja siis on ka, noh, siis loomulikult alati, kui te näete, et äkki ei tehta nagu nii palju, et selles mõttes, et siis ikkagi tuleb öelda, et aga palun vaadake ta hambad ka üle või palun kuulake see süda üle, et selles mõttes tegelikult ikkagi, noh, seda peab nagu küsima selles mõttes, kui tõesti on niimoodi, et ei tehta. Õnneks selles mõttes ikkagi mina ütleks, et see Eestis see kultuur on ikkagi juba nii nagu kõrgel, et igal pool ikkagi tehakse korralikult sellised ülevaatused. Ma arvan, et see oli kaua-kaua aega tagasi või tahaks loota, et kus oli lihtsalt niimoodi, et tehti süst ja see oli kõik, et see ei peaks niimoodi olema, et see on tegelikult ju see koht, kus see loom ikkagi nagu üle vaadata. Ja see on, mina ütleks ka, et see on võib-olla üks koht, kus mina ütlen ka, et alati, et kui teil ikkagi on see juba see seeniorloom või siis see vanem loom, siis minu meelest on väga nii-öelda tervitatav see, kui hakata talle iga-aastaselt näiteks ka selle vaktsineerimise nii-öelda visiidi käigus, et ütletegi, kui te broneerite selle aja, et ma tahaks pikema aja broneerida, ma tahaks talle ka näiteks vereproovid teha selleks, et kontrollida, kas ta neerud töötavad, millised on ta maksanäitajad ja nii edasi. Et tegelikult juba nagu natukene vanemale loomale selline iga-aastane nii-öelda kontroll teha, siis see on väga tänuväärt, sellepärast, et paljud asjad on sellised, mis ega looma nii-öelda pealt vaates me ei saa veel mitte midagi aru, aga tegelikkuses juba mingisugused muutused on nagu toimumas ja sealt vere järgi me juba tegelikult näeme, mis tähendab, et me saame nendele asjadele ju palju varem jaole, me saame hakata palju varem nendega tegelema ja me pikendame selle looma eluiga. Siit meie eelnevat vestlust arvesse võttes, kas siis saksa dogil peaks hakkama vereanalüüsi tegema juba 3-aastaselt igaks juhuks ja sellel chihuahual või pisikese tõu esindajal siis alles kuskil 9-aastasena, 10-aastasena? No eks seal selles mõttes, ega siin ei ole ju reeglid, selles mõttes see ei ole ju kohustuslik, on ju. Lihtsalt mina oma tunde järgi, ma ütleks ikkagi selles mõttes, et kes tahab, võib ju hakata juba 1-aastast saati tegema, sest tegelikkuses on ju ka nagu igasuguseid nii-öelda või noh, selles mõttes juba reaalsus on võimalik, et seal on juba ka varem nii-öelda midagi toimumas, sest on ka kaasasündinud haiguseid ja mõndadel loomadel juba avalduvadki 2-3 aastat mingisugused asjad, et ega noh, tegelikult keegi ei keela seda juba teha nagu 1-aastast saati. Kui võimalus on, et siis isegi võib-olla see vereanalüüs oleks päris hea asi, mis lisaks võtta siis selle mina küll nagu alati nagu selles mõttes soovitan see oma südamerahu ka ja pluss tõesti, kui me leiame nagu midagi sealt, siis noh, tegelikult see annab meile nagu nii palju aega juurde oma lemmikloomaga, et nagu miks mitte seda teha. Absoluutselt. Aga kui meil üldises tervisekontrollis mainisid, et kontrollitakse ka hambad üle. See on nüüd niisugune põnev teema, et minu meelest see ei ole veel kõigile teada-tuntud, et lemmikute, nii kasside kui ka koerte hambaid peaks regulaarselt kontrollima ja vajadusel siis ka harjama. Kas see vastab tõele? Ei vasta. Ei vasta? Ei, sest vajadusel ei pea harjama, vaid kõigil peab harjama, alati. See ei ole, et vajadusel. Loomulikult juba sellest ajast, kui ta on kutsikas või kassipoeg, juba tuleb talle nagu õpetada seda, et see on hambahari ja sellega harjatakse hambaid. Sest millal veel, kui sa kutsikana või kassipoena seda ära ei harjuta, siis nagu ei ole väga palju loomi, kes täiskasvanuna oleksid sellega nagu nii hõlpsasti nõus. Ehk siis loomulikult tegelikult sul on õigus, aga jaa, see tuleb ikkagi peab olema algusest saati. See on täpselt sama nagu selline
harjumus, nagu te annate, ma ei tea, õhtul sellele loomale süüa, siis tegelikult tuleks ka need hambad ära harjata. Ei pea tegema seda 2 korda päevas, aga tegelikult ikkagi kord päevas. Ja jällegi, nagu siin ei saa siis põhimõtteliselt tekkida seda hambakattu, seda hambakivi, sest me ju harjame selle kogu aeg ära ja me hoiame nagu nii suured probleemid ära selle looma elus ja tegelikult teie enda elus. Ja minu meelest tihti alahinnatakse seda, et no mis need hambad on ja, aga need on ju, sealt võib ju areneda edasi mitmeid erinevaid haigusi, et kui sul on hambad korrast ära, siis võib ju südame-veresoonkonna haigusteks midagi kujuneda. Ja. Mina ütlen alati, et see ei ole lihtsalt see, et vaatame, et see on mingi esteetiline probleem, et hambad on mustad või sealt tuleb paha haisu, on ju. See ei ole selles asi ainult, vaid see tähendab seda, et siin on kogu aeg bakter. Ehk siis rääkimata sellest, et sellel loomal on lõpuks valus ja ebameeldib ja nii edasi, siis tegelikult see tähendab seda, et siin on kogu aeg bakter, kogu aeg on süljega nii-öelda neelatakse seda bakterit organismi. Lõpuks tabandab see neere, südant ja nii edasi, et selles mõttes tegelikult see, mis on nagu siin suus, on nagu ikkagi täiesti otseselt ühendatud kogu organismiga. Ja. Nii et siis tähendabki, miks tuleb alustada sellega kohe varakult. Organism on tervik. Ja see ei tähenda, et et mis ma neist pesen, need on piimahambad, et need tulevad nagu nii ära. No põhimõtteliselt küll, aga ega seda harjumust ikkagi nagu pärastpoole tekitada on väga raske. Lihtsam on seda teha kutsika või kassipojaga või tõesti täiskasvanud koeraga hakata pihta. Aga see ei tähenda, et see oleks võimatu, on ju, et isegi täiskasvanud koerte kassidega sa saad hakata seda samm-sammul harjutama. Ja on ju tegelikult ka kõiksuguseid erinevaid tooteid, mis on veel lisaks võimalik anda, et oma lemmiku suuhügieeni parandada. Et sa tead neid kindlasti paremini, aga on ju neid igasuguseid pentastikse ja pulbreid asju, mis... Ei, kõik, absoluutselt. Ja need on nagu toetavateks asjadeks väga head ja absoluutselt olen nagu nõus, et tulekski kasutada, aga mina ütleks ikkagi, et sellest harjamisest nagu paremat varianti ei ole, sest ikkagi näiteks nende närimismaiustega on ka see, et tihti ikkagi loom nagu eelistab näiteks närimisel ühte suupoolt ja siis on ka väga konkreetselt näiteks näha, et seal ühel pool on palju parem seis kui teisel pool näiteks. Ja me ei sunni teda kuidagi, et näri nüüd teise poolega ka palun, on ju. Et selles mõttes ikkagi see hammaste harjamine on ikkagi nagu kõige tõhusam, aga need teised asjad on nagu väga head nagu toetuseks. Aga kui nüüd mõni vaataja tunneb ennast ära, et vot tead, tegelikult mina ei ole oma koeral neid hambaid väga harjanud, nüüd läheb, vaatab, oi, näed, tegelikult on seal ikka sükest kollast ja võib-olla isegi pruunikat asja peal ja no koer ei ole enam kõige noorem ka, ütleme, et on näiteks 8-aastane. Ja mis siis selles situatsioonis teha, kas kõigepealt peaks, kõigepealt peab veterinaari juurde minema, aga mis see stsenaarium edasi võib olla, mis sealt tehakse? No see olenebki sellest olukorrast, eks ole, et kas seal nagu lihtsalt on juba see katt või on seal juba kivi arenenud, siis on seal juba tõenäoliselt mingid igemeprobleemid. Et loomulikult see ei tähenda, et nüüd harjama ei peaks, eks harjamist tuleb niikuinii teha, aga kui ikkagi loomaarst ütleb, et sellest harjamisest enam kahjuks ei piisa, eks ole, siis ikkagi võib see ka tähendada seda, et tuleb teostada selline hammaste puhastus. Ehk siis see on selline asi, mida loomadel tehakse narkoosis. Ilma narkoosita kindlasti nagu mitte teha seda, et on olemas nagu nii-öelda teenusepakkujaid, kes teevad seda puhastust ka ilma narkoosita, mitte kunagi ma ei soovitaks seda, sellepärast et esiteks see ei ole nagu nii tõhus, see loom ei lase korralikult neid hambaid puhtaks teha, ta ei lase sealt igemete alt seda puhastust teha, see on valulik, ja see ei ole ka tõhus, eks ole, et see on täpselt see, et teeme esteetiliselt lihtsalt siit eest puhtaks, et oleks nagu ilus vaadata, aga see ei lahenda probleemi, eks ole. Et siis ikkagi, kui ikkagi loomaarst ütleb, et näidustatud on hammaste puhastus, nagu korralik puhastus narkoosis, siis ikkagi nagu tasuks seda teha, tehakse kõik puhtaks ära, korda ära ja siis ikkagi see hammaste pesu edaspidi on nagu omal kohal, et see tagasi ei tekiks. Alati, kui see anesteesia jutt tuleb, et natuke on hirmus, et mu lemmikloomal, alati on ju mingid riskid ja antakse täitsa pabergi selle kohane, et sa pead olema teadlik, et sellel protseduuril on oma riskid ja pead sinna alla kirjutama ja kõik jutud. Aga ma siinkohal tahaks ise julgustada kui loomaomanik, et toetan veterinaare, et ei ole tegelikult see protseduur, ta on nii monitooritud juba tänapäeval, et kui sa tahad nagu kindel olla, et su lemmikut monitooritakse ja jälgitakse, küsi, kas on inhalatsiooni anesteesia, kui on, siis on tegelikult suur tõenäosus, et nad jälgivad su lemmiklooma hapnikusisaldust ja kõike, mis selles organismis sel hetkel on, et nad tegelikult jälgivad ja vajadusel ka see protseduur lõpetatakse, kui näha, et koera-kassi näitajad pole head. Täpselt.
sa rääkisid kõik selle põhipointi ära. et sorry, lihtsalt ma olen ise nagu jah. olnud selles situatsioonis, kus minu koeral pidi hambaid puhastama, ma mäletan, ma olin väga ärevil, ma lugesin palju, ma konsulteerisin korduvalt oma veterinaariga, aga pärast sain endale pärlsäravate hammastega koera ja vedas veel niimoodi, et ühtegi hammast ei pidanud eemaldama. Aga jaa, on see inhalatsiooni anesteesia on kindlasti nagu õige point siin, et peab olema sellega, sest ikkagi selle suuõõne puhastuse protseduuri käigus siin on ikkagi väga palju vedelikku ja nii edasi ja kui see anesteesia ei ole nagu nii-öelda sellel koeral ei ole, koeral või kassil ei ole konkreetselt ikkagi seda toru nii-öelda siin, millega ta saab hingata, millega tema hingamisteed on avatud ja samas ka kaitstud, et see vedelik ei lähe sinna hingamisteedesse, siis ongi, kõik on nagu väga okei. Loomulikult me ei saa kunagi öelda, igal narkoosil on oma risk, aga siiski selles mõttes, et pigem mitte ära oodata seda aega, kus selle looma üldenesetunne või see üldine olukord on juba nii palju kehv, et siis alati on need riskid palju suuremad. Pigem ikkagi jälle nagu ennetada ja teha seda nii-öelda varem, kui asi ei ole nagu nii hull. Täiesti mõistlik, nõustun. Aga veel selle tervisekontrolli raames, et üks huvitav teema on pärakupaunad, millest paljud inimesed tegelikult isegi ei tea ja see tundub natuke siuke teema, et mis asja nüüd räägime sellest ka, onju, et ei ole just kõige võib-olla meeldivama aroomi ja toimingu, kõige meeldivam toiming nende puhastamine, aga miks see üldse koertel enamasti tekib see, ma ei tea, kas kassidel ka? Kassidel? Okei, et need koerainimene ei tea, mis kassidel toimub, aga et ka kassidel on seda probleemi, et millest see üldse tekib ja kuidas seda ravida ja kas ma saan kuidagi ennetada, et mul ei tekiks probleeme pärakupaunadega? No selles mõttes on niimoodi, et mõningatel juhtudel jälle lihtsalt ongi niimoodi, et mõnel loomal nagu tekivad, nii-öelda ületäituvad need kogu aeg ja tekitavad probleeme. Teisel ei ole terve elu mitte ühtegi probleemi sellega, eks ole. Ehk siis need omanikud, kes on sellega kokku puutunud, nemad teavad ja mõni võib-olla pole kuulnudki, on ju. See point ongi enamasti selles, et seal on, ütleme nii, et sealt, kus väljaheide tuleb, seal kõrval on kaks sükest nääret, kus on niisugune vedelik, mis tegelikult seal nii-öelda väljaheite tegemise ajal peaks nagu välja kõik tulema, aga mõningatel juhtudel see ei tule sealt välja, eks ole. Tihti on niimoodi, et sellele, et nad ületäituvad, eelneb see, et sellel koeral või kassil on olnud nagu mingisugune kõhuhäda. Kas see kõht on olnud liiga lahti, liiga kinni, ehk siis lihtsalt ütleme nii, et selle tegevuse käigus ei ole nagu võimalikult palju neid nagu nii-öelda pressitud, et sealt see välja tuleks. Ja kui see kõht on korrast ära olnud nagu mingit mõnda aega, mõningatel juhtul piisab nagu mõnest päevast ja siis ongi juba see, et nad on nagu liiga ületäitunud, siis nad ei suuda enam nagu tühjeneda ja ongi see probleem käes. Halvematel juhtul ongi see, et kui me kohe nagu tähele ei pane seda, et nad täituvad nii nagu nii täis lähevad, et nad lähevad nagu katki. Ja siis on nagu väga-väga valus. Aga muidu jah, mida nagu, kui keegi ei ole näinud või ei tea, siis mida nad hakkavad tegema, mis võib sellele, võib niisugune viide olla, sellel on see, et hakkavad ka sealt tagant ennast hästi puhastama, on ju, mõni hakkab niimoodi pepuga maas sõitma. Et see on jah see klassikaline, mida nagu kirjeldatakse, sest neid häirib, see sügeleb, see on nagu ebamugav, siis nad üritavad nagu midagi teha, aga nad ei saa midagi teha. See on niisugune asi, kui näed oma mingit looma seda tegema, siis kohe esimene mõte on raudselt on ussid, vaata. Ja siis tegelikult võib olla hoopis mingi, ongi probleemidel pärakupaunade tühjendamisega. Võivad olla ka kaks ühes, sellepärast, et tihti need... Sellega see kõlas nagu mind, aga see pole veel kõik. Sellepärast, et ikkagi on niimoodi, et tihti on see, et mõningad parasiitid ju tekitavadki krooniliselt tasakesi mingid seedehäireid. Ja me ei pruugi neid tähelegi vaata panna, aga natuke on see kõht korrast ära. Me mõtleme, et mis seal ikka, natuke ikka võib vahepeal olla, aga tegelikult võivad olla need asjad üks ennem ja pärast hoopis tekitada veel järgmist probleemi. Et kui sageli see probleem on, et siis võib olla hoopis mingi muu põhjustaja. Näiteks jah, seal on variante nagu sendes palju, aga jah, tihti see on üks asi küll, mida selle puhul nagu teha on see, et kui ikkagi see kõht on korrast ära, siis loomulikult jälgida, et seda nii-öelda ei tekiks, aga jah, ikkagi tuleb nagu teha niimoodi või ikkagi jälgida seda väljaheidet, et see oleks nagu normaalne, et kui on vaja anda mingid probiootikume, midagi menüüst ära jätta, et see kõht nagu korras oleks. Aga nende, ma ei tea, et pärakupaunad liiga täis ei läheks, et kas selle midagi toiduga ei anna mõjutada, et anda mingit kiudaine rohkemat toitu või midagi? Selles mõttes see ongi niimoodi, et see oleneb, see on natukene nagu individuaalne, sest mõnel loomal selle kiudainet rikka toiduga hoopis võib see kõht just nagu minna nagu korrast ära, on ju. Mõnel mõjub see hästi, et seal ei ole tegelikult ühte valemit, et see võib olla nagu üks soovitus, aga seal ei ole valemit.
nagu konkreetselt. kõik on katse-eksitusmeetod, No, jah. pead ise proovima. No põhimõtteliselt küll jah, et peab ikkagi leidma alati igasugused asjad, mis on nagu konkreetsele loomale nagu parimad ja siis jälgima, et see ei tekita mingit probleemi. Aga Ja kui see tekitab probleeme, siis tuleb ikkagi sellega pöörduda loomakliinikusse, kui te ise ei oska neid tühjendada. Ja tihti ikkagi sellel hetkel nad on juba nii valulikud, et ega ma ei soovitagi seda kodus teha, et ei ole vaja loomale seda traumat ja ei ole vaja teile seda traumat. ega kliinikus on hea ohutu, et No, inimesed siis teavad, tehaksegi, mis nad teevad. Sest see on ikkagi võtted, kuidas seda puhastada ja vaadata üle, kas kõik on korras, kas on vaja veel mingit ravi, kas, mis on sellega vaja teha, et see on ikka kindlam ja. Nii, aga räägime steriliseerimisest ja kastreerimisest. Miks seda võiks teha? No seal on ikkagi selles mõttes esimene koht on üldse see, et tuleb teha see otsus, on ju. Neid loomi, kellega me käime näitustel, kellel on mõeldud, et on vaja järglasi saada või ongi mõeldud aretuse jaoks, nendel me seda protseduuri ei tee, eks ole, et sellest siis me ei saa rääkida. Aga kui on ikkagi see otsus vastu võetud, et tahaks oma looma kastreerida, steriliseerida, siis no seda tulebki teha erinevatel põhjustel. Et kõige tavalisem, mis omanikud siis, milleks omanikud seda nii-öelda, mille pärast nemad tulevad, on see, et on tekkinud mingisugune näiteks käitumise häire, on ju, et kas kass märgistab või karjub kõva häälega näiteks, et kui on need jooksuajad nii-öelda, et siis tahetakse nii-öelda seda jooksuaega ära lõpetada. Aga ütleme nii, et nagu meditsiinilisest vaatenurgast, siis ikkagi selles mõttes meie soovitame seda, on ju, sellepärast, et kui on siis, ütleme nii, et emane koer, keda me ei steriliseeri ära, siis see tähendab, et üsna suur risk on saada tal tulevikus kunagi piimanäärmekasvajaid ja väga suur risk on ka selliseks asjaks, nagu on mädaemakas ehk biometra. Ehk siis need on kõik sellised ohud, mida vanemaks loom saab, seda suurem see oht nii-öelda on või see tõenäosus tekkida on nagu palju suurem, on ju. Ja isaste puhul on siis see, et kui me ei kastreeri ära, siis paljudel juhtudel ikkagi üsna sagedasti võib juhtuda sellist asja, et tekib eesnäärme suurenemine, mis jällegi võib olla ka niimoodi, et see on täitsa pahaloomuline, eks ole. Nii et väga tervislikust seisukohast ongi sellised nii-öelda asjad, mille pärast nagu soovitakse seda teha. Et teiselt poolt siis see mitte soovitud järglaste saamine, et kasside puhul on see ka päris lihtsalt tekkima, kui nad käivad kodust väljas, on ju. Absoluutselt. Aga mis vanuses võiks sellise protseduuri ette võtta, sest olen kuulnud, et seda ei soovitata üldiselt teha enne teist eluaastat. See oleneb nüüd selles mõttes, et kasside puhul ikkagi, me ütleme, et alates 6. kuust on nagu okei. Me teame, on ju, meil on ka selliseid väga suurt tõugu kassid, siis nendel tõesti soovitus on väheke hiljem seda teha, on ju. Neid soovitusi on selles mõttes, ütleme nii, et natukene erinevaid, aga nendel tõesti võib-olla seal aasta ringis ja nii edasi. Suurtel koertel samamoodi, et me ei tee seda kindlasti nagu liiga vara, aga me ei tohi seda jätta ka hiljaks. Meil ei ole nagu ühte konkreetset head nagu vastust, aga ikkagi jah, mis on nagu tõesti väga suured koerad, on ju, et nendel jah, ikkagi niisugune, öeldakse 1,5 aastat, 2 aastat, et see natukene kõigub, aga jah, et seal on väikene nagu vahe nii-öelda sees, et see on alati, tuleb lähtuda konkreetselt siis oma sellest tõust või siis selle looma nii-öelda suurusest. Ja et liiga vara ei tohi sellepärast teha seda, et muidu loom ei kasva enda normaalmõõtudesse. Et alles nagu areneb ja nii edasi. Aga millised on niisugused riskid, et kui sa oled otsustanud, et ma nüüd steriliseerin oma koera, oma emase koera näiteks, et kas räägitakse, et mõnel läheb karv siis näiteks käest ära, et mis need riskid on? Näiteks emastel jah on üks asi, mida ütleme nii, et see ei ole nagu reegel, et see kõigil niimoodi juhtub, aga osadel tõesti see on võimalik, sest ikkagi see hormoonide tasakaal nagu ikkagi ju muutub või see hormonaalne nii-öelda, mis siin sees toimub sellel loomal. Et ja osadel nagu see karva kvaliteet nii-öelda muutub, et mõningatel juhtudel siis ta on niisugusem nagu tuhmim või natukese teise struktuuriga, et jah, mõndadel koertel me näeme seda. Ja on ka selline asi olemas, et mida seostatakse steriliseerimisega, jällegi, mis on osadel loomadel, on see, et tekib selline uriinipidamatus. See ei pruugi nüüd kohe niimoodi olla, aga see võib, nii-öelda, mida vanemaks ta saab, siis tekkida, on ju. Et seal on nagu leitud mingisugune nii-öelda seos, aga mina ütleks, et pigem nagu arvestades seda, kui palju
loomi steriliseeritakse või neid emasid loomi steriliseeritakse võrdluses siis sellega, et kui palju ma näen nende sellest tingitult halva nii-öelda selle kasukaga või siis selle urineerimise või nii-öelda pissimise probleemidega või sellega, et ei suudeta seda pissi kinni hoida, siis noh, ikkagi ma leiaks, et see on nagu nii väikene nagu selline asi, millele mõelda. Loomulikult ma mõistangi seda, et kui siis minu loom on just see, kellel kõik need asjad esinevad, et loomulikult see nagu on selline frustreeriv, aga noh, ikkagi ma leian, et nagu selline, ütleme nii, et see kasu, kahju, selline kaal, et see on ikkagi sinna poole, et tasuks pigem teha, et me hoiaksime ikkagi nii suured nagu reaalsed terviseprobleemid ära. Et ikkagi, kui näiteks tekibki, oletame emasel loomal see nii-öelda püometre, see mädaemakas, see tähendab ikka ju lõpuks siis seda, et tuleb teha nii-öelda see steriliseerimise protseduur on ju lihtsalt see on erakorraline, lihtsalt juba selle looma see enesetunne, see üldine organismi seisund on juba nii palju halvem, et pigem teha siis ära ikkagi see juba nii-öelda noorel tervel loomal, kui tal ei ole nagu mingisuguseid muresid, või oodata siis ära see, et see oleks juba nüüd erakorraline ja tegelikult ka eluohtlik nii-öelda seisund ja siis sellest kohast teha see narkoos ja operatsioon ja nii edasi. Et jah, kindlasti parem noorena ära teha, kui sedasi, et juhtubki see, tekib mädaemakas 10-aastasel loomal, mis on palju, igas mõttes on ohtlikum teha. Aga Kerlin, ütle nüüd mulle, mis on, võta sellised kokkuvõtted sõnad, et mis on siis meie selline terve ja õnneliku looma alus ja mis temaga tegema peab? Käima veterinaari juures ja väga raske ja keeruline küsimus, ma tean. Jah, see on siuke pikk ja filosoofiline. Täpselt. Ei, no ikkagi selles mõttes ikkagi kõik hakkab pihta, ma arvan, meist endast, õnneks või kahjuks, on ju, sest kui meie oleme võtnud selle vastutuse, on ju, sest mina leian, et nagu lemmikloom on vastutus, see ei ole mingisugune kellegile üllatus, sünnipäeva kingitus või mingisugune asi, vaid see on vastutus, on ju. Pereliige. Jah. Ja see tähendab seda, et meie peame talle ikkagi pakkuma head keskkonda, head sööki, armastust, tegelemist. Ta vajab täpselt samamoodi, isegi kui me mõtleme, et ma võtan kassi endale, et tema ei vaja midagi, et ta magab ja annab süüa ja nagu see on kõik, on ju. Tegelikult see ei ole ju niimoodi, tema vajab täpselt samamoodi suhtlust, tegelust, mängimist ja nii edasi. Et ikkagi jah, selles mõttes siuke keskkond, tegelemine, aktiivsus, see toit ja siis loomulikult ka see, et tema õigus on ka saada ju nagu, kui tal on mingisugused tervisehädasid või kui tal on mingid muresid, et tema õigus on ka tegelikult ju ka see, et me peaksime talle ikkagi pakkuma nagu lahendusi ja abi, on ju, et me ei tohi jätta neid nagu niisama, et ilma abita, et ikkagi lihtsalt ei tohi teha. Lihtsalt, kui sa ikkagi näed oma töös seda nagu vahest kahjuks, on ju, kus seda on tehtud või noh, meil on nii palju räägitakse, et kuidas on leitud jälle nagu karjade viisi hooletusse jäetud nagu loomi, et siis mõtledki, et nagu see on, et kui me oleme juba võtnud omale selle lemmiklooma, siis noh, tõesti, see on vastutus ja siis seda tuleb nagu teha. Et rohkem vastutustundlikke omanikke ja üldse, et lemmiklooma pidamiskultuuri edendada, et olla vastutustundlik oma looma tervise eest seista, temast päriselt hoolida ja armastada ja saada aru, et kui see vastutus on võetud, et lemmik tuleb koju, siis pakkuda talle 100% võimalikult head elukeskkonda ja elu. Ja see tähendab kõiges kvaliteeti ja kõige paremat, mis vähegi võimalik on selles peres pakkuda. Jah, täpselt. Ja ei saa, nagu mina ütlen, et ma saan aru, et öeldakse ka tihti, et ma sinna ühe või teise murega nagu arsti juurde minna, et see on kulukas ja nii edasi. Loomulikult ongi, aga ma ei ütlegi selles mõttes, et loomadel ei ole haigekassat, et see on paratamatus, aga sellele tuleb ka nagu võib-olla varem mõelda, kas siis nagu ise sellele mõelda või siis meil pakutakse juba lemmikloomadele nagu kindlustust. Just seda ma tahtsingi jõuda, et siin tuleb appi lemmiklooma kindlustus või tee hoius oma lemmikule, et tõesti oleks see turvatunne, et sa saad teda aidata, kui vaja. Ja, sest ikkagi nagu suured tõsised asjad juhtuvad näiteks äkki ja kõik see, mis on nagu erakorraline, see on täpselt see, mille puhul ju tegelikult nii-öelda see kindlustus näiteks aitab ja sul saab endal saab olla nagu niisugune kindlustunne, et sul on nagu mingisugune nii-öelda tugi olemas, et ei jääks selle taha, et ma ei saa praegu minna, et mul täpselt kuu lõpp, et ma ei saa, mis ma teen nüüd, on ju, et see ei tohi selle taha jääda. Alati kuidagi ikka saab, on järelmaksuvõimalusi, kuidagi ikka saab, et kui on abi vaja, siis kindlasti saab abi otsida. Et ma arvan, et see on üks päris hea mõte siia lõpetuseks meile ja suur tänu sulle, Kerlin. Aitäh, Kerlin.
ja nimekaimud, väga naljakas. et järgmiste kordadeni, ma arvan.